Tere, head kuulajad ja vaatajad! Mina olen Mart Mardisalu ja mul on rõõm tervitada teid Baltic Agro järjekordsesse juubelisaatesse. Baltic Agro on juba 3 aastakümmet olnud usaldusväärseks partneriks Eesti põllumehele ja aednikule, pakkudes kvaliteetset sisendit ja teavet ikka selleks, et meie põllud ja aiad õitseksid. Tänases saates võtame fookusesse Eesti aianduse. Arutleme selle üle, kust me tuleme, kus me praegu oleme ja kuhu me teel oleme. Mul on suur rõõm saate esimeses osas tervitada 2 väga põnevat külalist. Eesti Aiandusliidu juhti Raimond Strastinit. Tere! Tere päevast! Ja Baltic Agro aiandusvaldkonna juhti Ene Kiutsoo. Tere! Tere! Tutvustage võib-olla mõne lausega ennast kõigepealt. Ene. No, mina olen oma teadliku töökarjääri jooksul olengi ainult aiandusega tegelenud. Et Eesti Maaülikooli lõpetamise järel toonase Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomia teaduskonna lõpetamise järel asusin tööle tootmisse, lillekasvatusse, toonasesse ühte suurimasse ettevõttesse. Ja sealt ma siis siirdusin edasi Kemira Agrosse. Kemira Agrost ongi saanud tänaseks Baltic Agro AS. Ja olen siis, alustasin seal Kemira Agros aianduse valdkonnaga ja tänaseks on meid 6 kokku Baltic Agros. Et kui me alustasime ainult väetistest, siis täna on meil nii seemned, noortaimed, aiandustarvikud, igasugused erinevad kastmistarvikud kuni kasvuhooneteni välja. Raimond, mis teil vastu panna on? Mul midagi nii head vastu panna ei ole, et mina olen tegelikult hariduselt loomaarst ja tänaseni praktiseeriv loomaarst. Kunagi peale ülikooli lõpetamist elu viis peale mõnda aastat ettevõtluses Tallinnasse ja kutsuti siis tööle tolleaegsesse veterinaar- ja toiduametisse Eesti toidukontrollisüsteemi üles ehitama. Et igaüks peab riigi jaoks natuke töötama, siis minul on see 15 aastat seal ära töötatud ja järgmine elu muutus siis viis kokku siis inimestega, kes olid tegevad aianduses ja tuli välja, et oodatakse endaga liituma sellist inimest, kes tunneks riigisüsteemi ja oskaks riigiga läbi rääkida. Ja siis me rohkem kui 10 aastat tagasi ka käed lõime ja tänaseks on mul siis natuke rohkem kui 10 aastat Aiandusliidu juhi koha peal töötatud. Samal ajal töötan ka oma põhierialal ja ravin väikeloome. Meie tänase arutelu jooksul püüame siis anda ülevaate Eesti aianduse minevikust, olevikust ja ka tulevikust ning mul on väga hea meel, et saate esimese osa mõlemad külalised on oma valdkonna tõelised eksperdid, kelle sissevaade ja teadmised lubavad ka teile, head kuulajad, vaatajad, anda asjast adekvaatse sisulise ülevaate. Mis muud kui käärime käised üles ja asume asjale kallale. Lisaks rukkile ja rapsile said toonase Kemira Agro kosutavat tuge ka kurgid ja kartul. Profiaianduse valdkonnajuht Ene mäletab neid algusaastaid hästi. Mina liitusin üsna ammu. Sellest saab sügisel 27 aastat ja ma läksin sinna, et vedada profiaianduse valdkonda. Ja ma olin täitsa üksi. Kui ma olin agronoom ja enne seda ma olin töötanud lillekasvatuses, aga suurt ma nüüd sellest köögiviljandusest ja kartulikasvatusest, mis on ka minu vastutusalas, tol ajal palju ei teadnud, rohkem kui koolis õpitu. Aga ma arvan, et ma olen arenenud koos oma klientidega ja õppinud palju nende aastate jooksul. Ja ma alustasin üksi. Ma väga hästi mäletan, et ma ikkagi vaatasin, kes on suuremad köögivilja kartulikasvatajad. Ma hakkasin nendega tööle, läksin neile külla, rääkisin, ma rohkem kuulasin algul. Ja kui sa tähelepanelikult kuulad, siis sa ikkagi üht-teist jääb kõrva taha. Ja kuna väetamisest ja väetistest ja taime toitainetest ma ikkagi teadsin ja õppisin kogu aeg ka juurde, siis olin ka võimeline nendele ühel hetkel nõu andma.
Mida siis neil ammustel aegadel kasvatati? Tol ajal algusaastail põhikultuurid palju ei erinenud nendest, mis me praegu Eestis kasvatame. Lihtsalt mahud ja pinnad on muutunud. Ma natukene vaatasin, et milline seis oli toona ja milline on täna. Ja no üks meie kõige suuremaid ja olulisemaid kultuure on ju kartul olnud läbi aegade. Ja see on muidugi võib-olla huvitav mainida, et kartuli pind on üle 10 korra kasvupind vähenenud 1995 versus 2024 ja kogu toodang tonnides üle 7 korra vähenenud. Köögiviljast rääkides, avamaa köögivilja pind on peaaegu 3 korda väiksem kui oli siis ja toodangut kasvatatakse kokku peaaegu 2 korda vähem kui toona. See ei tähenda kindlasti seda, et eestimaalased oleks kuidagi laisemaks muutunud. Lihtsalt väga keeruline on võistelda päikseliste riikide odavama ja hõlpsasti kättesaadava toodanguga. Mul on hea meel selle üle, et on kliente, kes on algusaegadest ja nad on siiani suutnud ellu jääda, suutnud areneda ja on kujunenud meie headeks partneriteks, isegi ei tahakski öelda, et lihtsalt kliendid, et meie müüme, nemad ostavad, vaid see on midagi enamat. Ja kui me alustasime isadega, siis tänaseks on pojad, kellega me teeme kokkuleppeid ja suhtleme. Isad on siis juba natuke taandunud, hoiavad lapselapsi aga ikka oma nõuga nad on kindlasti abiks, et selliseid ettevõtteid on ja tõesti selle üle on ainult hea meel, et nad on jäänud ja arenenud ja osad neist ka laienenud ja nemad on need, kes meie toidulaua eest hea seisavad Eestis, et meil ikkagi oleks tervislikku ja maitsvat suhu pista. Rääkides aiandusest Eestis, siis see valdkond on läbi teinud viimastel aastakümnetel märkimisväärse arengu. Raimond, saaksid ehk alustuseks rääkida, milline on olnud Eesti aiandussektori arengulugu? Aiandusliidu puhul on tegelikult tegemist Eesti ühe vanima tootjaid ühendava organisatsiooniga. Me oleme 37 aastat vanad kohe järgmise aasta veebruaris. Et ehk siis Eestis tootjate organisatsioonist on vanem ainult taluliit ja seda ka mõned kuud. Algas see kõik niipidi, et tuli üsna peale Eesti taasiseseisvumise aja algust grupptootjaid kokku, kes arvasid, et on märksa lihtsam riigiga asju ajada, käia koos messidel näitustel, mõningaid sisendeid näiteks tootmiseks soetada ja sealt siis grupp entusiaste liidu moodustas. Tollel ajal oli eesmärk võib-olla natukene teistsugune, kui ta tänaseks on. Maailm on nii palju avardunud ja teemad on muutunud, aga täna on põhifookused ikkagi sellised, et me oleme riigile, me sektori kõige suurem partner, et kui aiandusküsimusi on vaja arutada või aianduspoliitikat kujundada, siis me oleme esimene organisatsioon, kelle käest küsitakse. Samuti osaleme aktiivselt õigusloomes, anname oma sisendit siis erinevatesse õigusaktidesse, nende parandamisse ja loomulikult esindame siis oma liikmeskonda erinevates küsimustes partnerluses riigiga, teiste organisatsioonidega ja tänaseks on meid siis on liikmesettevõtteid kokku 80+. Mida aiandussektor täna üldse hõlmab? Mida me selle all mõistame? On see kartul ja köögivili või on see aiasõitsevad roosid või kõik muu ka, mis sinna vahele jääb? See on enam-vähem kõik, mida sa nimetasid just, sest et kui võib-olla aastakümneid tagasi arvati, et see sektor on suhteliselt kitsas ja piirdub siin köögivilja, marja ja puuviljaga, siis tegelikult on see sektor märksa mitmepalgelisem.
siin on meil lillekasvatust, hästi tugevaid ettevõtteid, istikukasvatust, ilutaimekasvatust, lisaks veel ka aiandusharidus, koolid on meil head partnerid, kellega me koostööd teeme. Ja ühesõnaga kogu spekter, nagu sa ütlesid, alates roosist lõpetades kartuli ja köögiviljaga. No te olete liidus oluliseks partneriks ka kohalikele tootjatele. Millised need teie peamised funktsioonid seal on, kuidas te neid aidata saate? Millega? Aidata saame me eelkõige selliselt, et selle laiem nimetus on ettevõtluse huvikaitse. Ja see huvikaitse siis algabki eelkõige sealt, et meie esindatus oleks tagatud eelkõige õigusloome poole peal, et me saame väga selgelt öelda siis poliitika kujundajatele, et mis meie sektoris täna vajaka on, millised on väljakutsed, millised on suunad ja millised meie soovid on. Lisaks räägime aktiivselt kaasa aiandushariduses, teeme koostööd koolidega, meie inimesed on koolide nõukodades nõu andmas ja erinevates muudes sellistes erialastes küsimustes, näiteks siin üritame teha laiemat valikut koostöös riigisektoriga siis taimekaitsevahendite kättesaadavuses ja muud sellised igapäevased küsimused. Kui on aasta läinud näiteks halvasti, siis üritame riigiga aktiivselt läbi rääkida, et kahjud saaks korvatud, anname oma sisendit, korjame ettevõtjatelt andmed, millised on kahjud ja nii edasi. Tehnoloogiad, sisendid, turustamiskanalid on viimase 30 aasta jooksul tohutult muutunud. Ene, sina oled Baltic Agros pikalt selle valdkonna arendamisega töötanud. Millised on olnud kõige märkimisväärsemad muutused, mida sa aiandussektoris näinud oled, mida sa välja tooksid ning kuidas Baltic Agro nendega on suutnud aastate jooksul kohaneda? Ja kindlasti, et ega me ei saa võrrelda praegust aega 30 aasta taguse ajaga. Ma tooksin välja kõigepealt teadlikkuse kasvu, et eks aiandustootjad ja kõik me ise ka oleme muutunud palju teadlikumaks, sest maailm oli hoopis teistsugune 90-ndatel ja 90-ndate keskel. Mis seal salata? Ja täna on kogu info nagu peo peal ja väga palju on nagu teadmisi ammutatud erinevatest tehnoloogiatest, kaasaegsetest ja põllumehed ja aiandustootjad ka on väga kursis kõigega, mis maailmas toimub ja kõige uusimate innovatiivsete tehnikatega, tehnoloogiatega ja eks muidugi Baltic Agro on ka püüdnud siis oma arengus kaasa minna sellega ja kui siin tuua nüüd näiteid, näiteks milline see väetamine näiteks oli, kuna see on olnud ajast aega üks meie põhilisi tegevusalasid, väetised ja väetamine, siis 90-ndatel olid ikkagi kasutusel köögiviljanduses, kartulil enamasti sellised üksikelementidest, väetised, toitelementidest, aga täna lihtsalt kasutatakse neid üksikelementide väetise täiendusena siis kompleksväetistele, et kus on siis kõik vajalikud toitained sees, siis kindlasti ei olnud nii palju kastmisväetamist, nagu on täna. Küll oli kasvuhoones kindlasti, kus anti toitained veega taimele, aga tänasel päeval on väga palju ka avamatootmises kastmisväetamist, marjakasvatuses. See on nii palju efektiivsem. Jah, sest et taimi omastab toitained koos veega ja kui ikkagi muld on kuiv, siis ega ta väga hästi sealt ka toitu kätte ei saa. Ja kõige efektiivsemaks loetaksegi kastmisväetamist ja muidugi seda ei saa teha kõikide kultuuride puhul, see ei õnnestu, aga jah, marjakasvatuses, puuviljanduses kindlasti. Ja mis siis veel on näiteks taimekaitse valdkonnas? Kindlasti on suund, palju rohkem on bioloogilisi taimekaitse vahendeid turul, kui oli siis, kuigi peab ütlema, et kasurputukad näiteks, kes söövad kahjulikke putukaid,
Isegi Eestis oli Sakus kasurputukate tootmine, aga see 90-ndatel siis Eesti taasiseseisvumisega seoses muidugi kadus ja nüüd tuuakse neid siis välismaalt sisse. Ja see valik on väga-väga suur ja kasvuhoonetes ikkagi suuremad Eesti tootjad kasutavad kahjuritõrjes bioloogilist tõrjet, putukaid. Haigustõrjes on kasutusel bioloogilised haigustõrje lahendused, et kõik see on tegelikult tänane päev ja eks läbi sellega on see puhtam toit, mida me siis sööme, köögivili või. Kaasaegsed tehnoloogiad on kindlasti muutnud aiandust efektiivsemaks. Raimond, millised oleksid täna kõige innovatiivsemad, innovaatilisemad lahendused, mida Eesti aiandustootjad kasutavad ja kuidas need erinevad sellest, mis olid kasutusel võib-olla isegi mitte 30 aastat tagasi, aga ütleme 10-15 aastat tagasi? Jah, nagu Ene ütles, et eks siin on päris selline märkimisväärne murrang toimunud, kui nüüd sellistest viimase paarist näitest rääkida, siis näiteks katmikaianduses on üsna populaarsust koguv vertikaalaiandus. See tähendab siis seda, et tegelikult sul on piltlikult öeldes hektar kasvuhoonet, kus inimest praktiliselt ei ole, robotid liiguvad ainult täisautomaatne katmikaiandus ja siis vertikaalaiandusest olete ilmselt näinud, et kus taimed kasvavad alt ülespoole mööda maja seinu pidi ja annavad linnaruumis ilmet juurde. Samamoodi me siin ka paari tootja juures viimase 5 aasta jooksul viisime läbi ühte innovatsiooniprojekti, kus siis maasikakasvatuses tunnelites üritasime siis maasikahooaega pikendada. Piltlikult öeldes, kui Eestis oleks harjunud, et jaanipäevaks peab Eesti maasikat saama ja see kestab siis umbes augusti alguseni või keskpaigani äärmisel juhul, siis kui need samad maasikataimed panna teatud tehnoloogiatega siis tunnelitesse kasvama, piltlikult öeldes siis kile alla, siis on Eesti maasikat võimalik juba saada alates maikuust, vaata et mai algusest juba ja kasutades õigeid sorte, õigeid tehnoloogiat, võimalik siis see hooaeg viia tegelikult juba ka septembrini kuni oktoobrini välja. Et sellised asjad näiteks. No kui me vaatame tulevikku, siis millisena te näete, ja see on nüüd küsimus mõlemale, Eesti aianduse arengut järgneval aastakümnel näiteks? Kuhu suunas me võiksime minna? Seda jah, see on niisugune ennustamine on ju tänamatu töö, me teame, aga eks me loodame, et Eesti aiandus ikkagi areneb, tootmine säilib, et me sööme ikkagi kodumaist toodangut ka edaspidi, et see ei väheneks, nii nagu see viimasel ajal on olnud, et ta on vähenenud, kasvupinnad ja toodang. Ja kindlasti see investeerimisvõimekus see ei ole kõigil ühesugune ja muidugi siin natukene ka aitavad investeeringutoetused, et eks kõige alus on see Eesti tootja konkurentsivõime, et kui hästi siis see Eesti tootja suudab olla konkurentsis naaberriikidega, et siin on nii palju neid mõjutegureid, mis seda mõjutab. Et seda on muidugi raske öelda, aga kaasaegne tehnika omamine, automatiseerimine, robotid, droonid, droonide kasutamine põllul toimuva jälgimiseks, pritsida kahjuks meie veel droonidega ei tohi, aga Euroopa mitmetes riikides on juba see, jah, või väetada, leheväetisi näiteks anda. Kõik see kindlasti saab olema ka meil tulevik, sest see vähendab ka tööjõu, siis võib-olla vähendab vajadust, ei ole õige öelda, vaid see muudab tööjõu vajadust, et kui võib-olla üldsuse silmis ikkagi see aiandus ja aedniku töö on suhteliselt peetakse mustaks tööks ja võib-olla sellepärast ei taheta ka alati seda õppima minna, aga see on väga tehniline töö ja ma arvan, et järjest tehnilisemaks see muutub, et kõik see moodne tehnika nõuab hästi koolitatud
aednikke. Raimond, kas Ene nimetas kõik olulisemad asjad ära või sooviksite midagi veel lisada? No suures plaanis küll, et ega numbrid meie kasuks tegelikult ei räägi, et kui mina aednikega liitusin siin 10 aastat tagasi, siis köögiviljaga isevarustuse tase oli 60+%, täna ta kahjuks on 30+% ainult. Ja kui puuvilja ja marjaga isevarustuse tase oli siis, ütleme siin 14-15%, siis täna ta on selline 4-5 ainult. Et ehk siis tegelikult see allakäik on märgatav, aga ma tahaks mõelda, et ma olen selline pool täisklaasi inimene rohkem, et kuna importkaup küll tungib peale, see konkurents on väga tihe turul kõikide artiklite osas, mis meil siin aianduses kaubandusele pakkuda on. Aga ikkagi ma näen, siin on ka võimalus, et kui on tarbijatel on kodumaist kaupa puudus, siis järelikult see on tegelikult teiselt poolt ka võimalus. Et ehk siis, kui me näiteks Eestis sööme 10 000 tonni tomatit aastas ja me kasvatame ainult 1000, siis see tähendab tegelikult, et 9000 on vakantsi. Ja meil justkui oleks siin nagu ruumi. Aga jah, nagu Ene viitas siin, et meie ettevõtetel investeeringuvõimekus ei ole kõige parem, eriti võrreldes Kesk-Euroopa ettevõtetega. Et võimalusi on ja saab öelda ju ka niimoodi, et kuna täna Eestis on ikkagi põllumaa on ära jagatud tootjate vahel, siin uutel tegijatel ruumi on suhteliselt vähe juurde tulla, siis aianduses on selleks võimalus, et kui sa näiteks oled maal resideeruv saatejuht, nagu sa siin täna oled, sul on maal majapidamine ja otsustad ennast aiandusele pühenduda, siis piisab sellest, et kui sul on näiteks 1000 või paar tuhat ruutu või isegi natukene vähem kasvuhoonepinda, kui sa saad siis näiteks noortaime kasvatada või lille kasvatada ja seda siis nii-öelda oma pere sissetulekuks realiseerida. Et ootame turul. No üks suur väljakutse, mida negatiivses plaanis viimastel aastatel palju on mainitud, on kvalifitseeritud tööjõupuudus sektoris. Kuidas tööjõu küsimus aiandussektorit laiemalt mõjutanud on? Ta on väga otseselt ja väga tugevasti mõjutanud, sellepärast, et kui Ukrainas algas sõda, siis Ukraina ja Valgevene tegelikult olid meie ettevõtetele üsna head koostööpartnerid, kus tuli tööjõudu, nii nagu meie kunagi käisime Soomes tööl, et teenida omale siin elu alustamiseks algkapitali, kes oli edukam, sai esimese sõiduautogi soetatud, siis ukrainlased ja valgevenelased tulid täpselt samadel eesmärkidel Eestisse tööle. Nad tulid siia motiveeritult, nad tahtsid teha ja täna oleme siis olukorras, kus Ukrainas käib sõda. Valgevene ei ole meie jaoks sõbralik riik enam ja sealt tööjõudu ei saa. Saab mõningal määral ka hooajaks ka Moldovast ja mõnest riigist veel. Selgituseks peab ütlema, et aianduses saab tööd hooajal kuskil circa 2000 inimest. See ei ole aastaringselt niimoodi, aga kuskil 1000 inimest me vajame alati hooajal täiendavalt sisse just hooajatöid tegema. Maasika korjamine, köögivilja korjamine ja siin kartuli korjamine. Et ehk siis need on hästi tööjõumahukad tööd, kuhu on siis lisa tööjõukäsi vaja, sellepärast et meie inimene kahjuks ei soovi enam seda rasket tööd teha. Ja seetõttu see on selline iga-aastane võitlus ja läbirääkimine riigiga, et kuidas saada ikkagi see kogus inimesi meie ettevõtetesse seda hooajatööd tegema. Me oleme siin mõningate mööndustega ikkagi praegu saanud oma soovid rahuldatud, aga iga aasta läheb järjest raskemaks, sest et ka
nende riikide inimestele tundub, et elu läheb järjest paremaks ja töö läheb justkui nagu raskemaks ja inimesi on raske leida. Mis see tunnetus on, kas 26. aasta suvel saame maasika üles? No peame saama ja küllap saame ka, sest ega meil on ettevõtjad on tublid ja hakkajad ja nutikad, et siin kui üks uks läheb kinni, siis leitakse alati teine uks, mis lahti teha ja oma ellujäämise ja hea käekäigu nimel ikkagi pingutatakse tugevasti. Raimond, kuidas aiandussektorit on mõjutanud ettevõtluskeskkonna muutused? Milliseid kohanemisstrateegiaid Eesti tootjad, aiandustootjad juba on rakendanud või rakendamas? Me oleme naabritega võrreldes märksa kehvemas olukorras. Et kui me alustame näiteks põhjanaabrites, siis kui me räägime kasvuhoonetootjatest näiteks, kes toodavad siis katmikalal näiteks kurki, salatit, maitsetaimi, me teame meie ettevõtted Grünefeed, Luun ja Sexual Luun ja kurki teavad kõik. Ja siis nende konkurentidel Soomes näiteks on riigi poolt kätte võideldud toetus Euroopa Liiduga liitumisel, mis on kuskil 10-11 eurot ruutmeetri kohta. Ja mõelge nüüd ise, eks ole, et kui sa kasvatad ikkagi seda toodangut mitmel hektaril, palju mitmeid kümneid tuhandeid ruutmeetrit see siis on ja mis see rahast teeb. Siis näiteks, kui me edasi läheme, vaatame siin Läti ja Leedu poole, siis ja Soomes ka toiduainete käibemaks on kõikides riikides madalam. Nende riikide poliitikud on leidnud, et seda on mõttekas teha. Me ootame siin pikki silmi, et ka meil jõutakse samale tõdemusele, kahjuks siiamaani ei ole jõutud veel. Siis on erinevad maksuerisusi on tehtud, küll regionaalseid, küll siin muude maksuliikide osas ja see annab nagu kokkuvõttes selle olukorra ja positsiooni, kus me vaatame ühele poole ja teisele poole naabritele otsa, siis tegelikult kõik need ettevõtluskeskkonda kujundavad tegurid on nendel moel või teisel paremad kui meie ettevõtetel. Nii et kahjuks on see, meil ei ole millegiga väga kiidelda. Ja kõik see vähendab meie tootjate konkurentsivõime. Absoluutselt, et seetõttu tuleb ka rohkem võidelda ja vaadata, kuidas sa paremini ellu saad jääda. Ene, milliseid väljakutseid sina tooksid esile karmistuvate keskkonnakaitsenõuetega seoses? Me räägime siin ka piirangutest keemilisele taimekaitsele. Piirangud keemilisele taimekaitsele tulenevad juba sellest, et meil tuleb üldse kogu Euroopas, ma arvan, et ka kogu maailmas, Euroopas eriti tuleb järjest vähem uusi siis taimekaitsevahendite toimeaineid turule, sest et aasta-aastalt karmistuvad nõuded uute tegevainete, uute toimeainete suhtes nii keskkonnaohutuse kui terviseohutuse seisukohalt. Ja see on iseenesest väga hea, et see nii on, et see hoiab meie keskkonda ja tervist. Aga lõpuks jõuame mahetootmiseni välja. Ma arvan, et siis me jääme siiski nälga, kui me ainult mahedalt toodame. Aga ma arvan nii, et Eestis on põhiprobleem see meie väike turg ja meil on nii väike see aiandustootmine ja ega ta ei ole suur ka Lätis ja Leedus, aga 3 peale kokku ta oleks natuke suurem. Et miks ei jõua? Üks väljakutse on see, et meil siiski puuduvad lahendused, osad lahendused, kuigi Aiandusliit on tublisti tööd teinud ja me oleme siin saanud neid lahendusi aiandustootjatele taimekaitseks, aga siiski mõnede kultuuride kasvupind ongi seetõttu vähenenud, et ei ole sobivat vahendit, et taime kaitsta. Kas siis kahjurite eest, põhiliselt ongi kahjurite eest või ka haiguste eest. Ja me, sellega on väga keeruline leppida, et ega siis, kui toota siiski mahedalt ei saa, sest saagid on tunduvalt väiksemad. See hind tuleb kallis, keegi ei jõua seda osta poest. Ja kuidas siia siis, minu meelest tuleks teha seadusandluses jõuda selle muudatuseni, et regioonipõhiselt siis registreerida taimekaitsevahend
ja siis oleks see turg suurem ja taimekaitsevahendi tootjatel oleks motivatsioon seda teha, sest praegusel juhul toimub see riigiti eraldi ja see on väga kallis. Iga riik registreerib eraldi taimekaitsevahendi ja kui see turg on nii väike ja see protsess on nii kallis, siis suurtel taimekaitse tootjatel, Bayerid, BASF-id ja teised, neil ei ole lihtsalt selleks motivatsiooni ja pole mõtet tegelda. Et selline, see taimekaitse on üks väljakutse. Kui keeruline on tootjate jaoks minna üle traditsiooniliselt taimekaitselt sellele intervjuu alguses sinu poolt juba põgusalt mainitud bioloogilisele ja kuidas Baltic Agro saab tootjaid selles üleminekus toetada ja veel minusugusele võhikule võiksid saab kuidagi lihtsalt selgeks teha, mis vahe on traditsioonilisel taimekaitsel ja bioloogilisel taimekaitsel? No see küsimus koosneb nüüd mitmest küsimusest. Ma püüan vastata. Bioloogilise, ma hakkan tagantpoolt pihta, et tootjad kõik kindlasti teavad, aga siis ma seletan sulle ka. Et bioloogilised taimekaitsevahendid põhinevad ikkagi mingisugusel looduslikul algainel. Ja keemilised taimekaitsevahendid on siis ikkagi sünteetiliselt loodud molekulid. Et see on võib-olla ühe lausega öelduna see vahe. Aga ma arvan, et Eesti aiandustootjatel ei oleks sugugi raske üle minna keemiliselt taimekaitset bioloogilisele, kui oleksid olemas toimivad vahendid. Sest taimekaitsefirmad töötavad selle kallal päris intensiivselt, aga tänaseks siiski põllukultuuridele, just köögiviljale, kartulile, ei ole leitud selliseid väga efektiivselt toimivaid bioloogilisi lahendusi, näiteks taimehaiguste tõrjeks. Küll, ja see ka, mõned tooted võib-olla juba on üsna lõpusirgel, aga esialgu nad on väga kallid ja tootjad lihtsalt ei saa neid kasutada, sest nad pole kuluefektiivsed ja nende toime ei ole siiski nii efektiivne, kui on keemilistel taimekaitsevahenditel. Aga bioloogilised taimekaitsevahendid on küllaltki jõuliselt kasutusel katmikaianduses, nii kasvuhoonetes kui ka tunnelites, isegi marjakasvatuses. Seal on haigustõrjeks olemas vahendid, mida meiegi usinasti pakume ja tegelikult mõned neist, katmikalal see ei olegi väga uus asi, et ausalt ma võin öelda seda, et kui ma töötasin lillekasvatuses, siis me juba kasutasime mõnda nendest toodetest, mis on täna veel turul isegi ja nad on väga toimivad, sest bioloogiliste taimekaitsevahendite suhtes ei teki sellist vastupidavust, resistentsust taimehaigustekitajattel ja nende kasutamine, kui sa õigesti kasutad, siis on väga efektiivne. Et katmikalal on nad täna kasutusel ka. Kui me püüame nüüd korraks vaadata tulevikku, Raimond, millised võiksid olla sellised tulevikutrendid aianduses? Kuhu me liigume? Eks me liigume sinna osalt ka, mis märksõnadena sai juba ennem nimetatud ka, et kindlasti drooninduses on suur tulevik. Eestis sõltub siis väga palju sellest seadusandlusest, et kuidas seda laadi tehnikat siis on võimalik aiandusse ja põllumajandusse laiemalt integreerida. Ma arvan, et droonid teevad hulka tööd ära tulevikus, siis kindlasti järjest rohkem kontrollitud kasvukeskkond, ehk siis nagu me rääkisime tunnelitest siin maasika ja erinevate vaarikakasvatuses. Ma arvan, et see võiks laieneda ka teistele kultuuridele, küll mitte lõpmatuseni, sellepärast et kui me oleme harjunud nägema siin suuri kapsa ja kartulipõlde, siis seda kõike siis kile tunneli alla ei pane, küll aga on võimalik näiteks varajaste kultuuridena seal väga palju kasvatada. Siis kindlasti, nagu enne mainis ka juba, et mingi revolutsioon võiks toimuda kindlasti ka taimekaitsevahendites ja taimekaitsevahendite tootmises ja kasutusele võtuks. Et need on võib-olla sellised 3 märksõna, põhilist ja loomulikult efektiivsus ja robotide automatiseerimine, nagu igas teises valdkonnas. Järjest vähem inimtööd ka aianduses ja rohkem masinaid ja tarku masinaid.
No just roboteid nimetasid nüüd ja robotid võib-olla kasvuhoonetes, ma tean väga ammu juba, Hollandis olid kasutusel, olen näinud ise sellist potiroosi tootmist, kus inimkäsi praktiliselt ei puudutanud siis taime ja see oli tõesti juba, ma arvangi, et see oligi ligi 30 aastat tagasi. Ja ka nüüd on ju väga aktiivselt ka põllutehnika selline robotiseerimine, et Taanis ja ma olen näinud ja Eestiski on juba siin ju need robottraktorid või põlluharimismasinad, kus inimene ei istugi enam seal traktori kabiinis roolis. Et eks see kindlasti kõik ongi tulevik, et ja see on see just, mis selle efektiivsuse tagab, et uued tehnoloogiad ja uudne tehnika. Mingis mõttes räägime me ikkagi ka nii-öelda aiapidaja või aiandustootja tulevikust pisut teise nurga alt. See ei ole enam klassikalises mõttes põllumees, kellel on piltlikult küünealused mustad, et see nõuab tänapäeval juba hoopis teisi oskusi. Kui veel pool sajandit tagasi võis kiusu ajava naabrimehe saata rõõmsalt kuu peale kapsaid müüma, siis enam ei tasu seda teha. Baltic Agro konsultantide abiga võib ta sealgi korraliku saagi saada. 40 hektaril maasikaid kasvatav Helen pajatab omast kogemusest, kuidas profiaianduse maastik sel aastatuhandel muutunud on. Tänapäeva maasikakasvatus ikkagi tähendab seda, et sa pead vaatama, et sa oled jätkusuutlik ja selleks sa siis teed enda poolt ära kõik sellest oleneva, et meil on kilepeenar, et ei tuleks umbrohi läbi. Siin keskel on kastmisvoolik, et oleks niisutatud ja muidugi ka väetatud. See on üks efektiivsemaid viise, kuidas väetist lisada, sellepärast, et kadusid ei ole, vihm ei uhu midagi alt minema. Maasikate kastmiseks on Heleni poeg Joosep rajanud põldude vahele lausa keskmise veekeskuse mõõtu rajatise. Tiik on puhtalt veehoidla ja tsistern on selline hea asi, mida saab tõsta ühelt põllult teisele. Ja see on ka siin, et alustada sai tsisternist ja liigume siis edasi. Tänavusel vihmasemal aastal piisab sellest 500 kuubisest tsisternist umbes 20 hektari jaoks. Kuumemal ma ütleks 15 hektarit, mitte rohkem. Väetist annamegi kastmisveega ja ega palju paremat, ütleme, täppiskastmismeetodit ei olegi, kui siis võtame vee siit tsisternist, lisame sinna väetise ja kastame põldu siis nii kaua, kui vaja on. Istutasin, kastsin ja nüüd jään külluslikku saaki ootama. Helen vaidleb vastu. Selleks, et saada korralikku saaki, on taimekaitse vähemalt maasika puhul ülioluline. Et maasikas on hästi intensiivne kultuur ja erinevatel aastatel on siis nagu fookus erinevatel kahjustajatel. Et selle aasta niiskuse tõttu kahtlemata on teema number 1 on seenhaigused. Et kui seenhaiguste vastu tõrjet ei tee, tulevad niisked ilmad, siis on võimalik kaotada isegi üle poole sellest saagist. Ja sama näiteks, kui on olnud ripslase aasta ehk siis 25+ õitsemise ajal, on võimalik kaotada ka terve saak, et isegi mitte ainult protsendid. Ehk et mahedana maasikat kasvatada on äärmiselt keeruline ja see õnnestub hästi ainult siis, kui ilmaolud on ideaalsed. Olgem ausad, et mitte midagi lihtsalt siin ei ole. Et maasikakasvataja murest halliks ei läheks, toetavad neid jõu ja nõuga Baltic Agro profiaianduse valdkonna tegijad. Kohe, kui tekkis vajadus, kohe oli ikkagi Baltic Agro inimesed moel või teisel nõu ja jõuga abis. Teema number 1 on taimekaitse. Et ükskõik kui kogenud ja vilunud me ei ole ja meie puhul me oleme samm-sammult õppinud, siis paraku lüngad on sees, uut infot tuleb palju, nendele tuleb taimekaitse kohta informatsioon otse tootjatel ja selliseid profe võib kuulata hommikust õhtuni,
et õppida on alati. 95% teadmistest tuleb ikkagi praktikast. Ja kui sa oled mingi asja läbi teinud, siis on palju lihtsam sinna juurde õppida teooriat juba. Et siin on ka niimoodi. Kas ka Heleni lastest ja lapselastest saavad tulevikus Baltic Agro nõustajad? No ma arvan, et lapsed ja lapselapsed otsustavad ise, mis nad teevad. Seda ma ei usu, et nad külmutatud Poola maasikat hakkavad ostma. Seda ma millegi pärast ei tunne, et see nii läheb. Lapsed praegusel hetkel on ettevõttes, et täiesti vabatahtlikult ja lapselapse kohta veel ei ole teada, aga 2-aastaselt oskab ta roklat käsitleda ja on laos juba niimoodi, et hoia ja keela, et tõeline laps tööjõud, ükski seadus veel ei kehti. Siit tuleksimegi võib-olla selle aiandushariduse juurde, mis on ka olnud viimastel aastatel üks murekohti, õigemini selle kättesaadavus. Raimond, me kuulsime hiljuti uudiseid Hiiumaa ametikooli sulgemisest, õppekohtade vähendamisest. Kui kriitiliseks pead hariduse olukorda aiandussektoris? Päris kriisiks siin seda nimetada vist ei saa ja kriitiliseks ülearu ka mitte, aga küll aga on toimumas muudatused, millest väga vähesed ei tea, sellepärast, et siin on kutsehariduse reform on käimas ja siin riik minu arvates ei ole olnud kõige parem partner sektorile, kus siis kabinetis targad on välja mõelnud väga põnevaid asju, mida kõike siin haridusmaastikul võiks välja mõelda, aga see teadmine kahjuks jõuab kas viimasel minutil või liiga hilja siis selle reformi teiste osapoolteni. Jah, et me nägime, et Hiiumaal aiandusharidust tahetakse enam mitte hakata andma, küll on riigi toel vähemalt. Küll on õhus võimalus, et ta mingil moel jätkub seal, kas pooltasulise või tasulisena. Need on läbirääkimised on veel pooleli. Mina soovin hiidlastele selleks jõudu, et nad sealt ikkagi endale kõige mõistlikuma variandi saare jaoks välja siis räägiksid riigilt. Ja traditsiooniline aiandusmekka ehk siis Alma Mater on ju meil Räpina aianduskoolis. Seal haridust antakse endiselt edasi, küll aga on Eestis ju see valdav probleem, et meil ei sünni lapsi enam. Ja lapsi sünnib järjest vähem ja kui neid on juba vähem, siis on ka need valikud, mida noored inimesed teevad, seda laadi, et sinna nendesse koolidesse ja erialadele, mis võib-olla nõuavad rohkem siin käsitsi tööd, füüsilist tööd, siis need kohad jäävad pigem nagu alamehitatuks. Et ehk siis eks siin on meie osa ka eriala populariseerimisel ja sellise atraktiivsemaks tegemisel. Ja siis üks koht veel ka, kus aiandus on küll sellise väikse noorema venna staatusel on Luua metsanduskool, kus koolitatakse ka puukooli aednikke ja siis täna ka siis Kopli ametikoolis, täna on tal küll uus nimi, mis mulle esimese hooga kohe meelde ei tule. Aga ka siin on siis sellise noorema kutsetaseme aednikke koolitatud, kes on siis, kelle väljund on põhiliselt siis Tallinna munitsipaalettevõtted, Loomaaed, Kadrioru park ja annavad siis nendele ettevõtetele sellist tänuväärset täiendust töökäte näol. No täna tundub mulle, et aiandusharidus on muutunud eelkõige selliseks, kus ta annab juba täiskasvanud inimesele võimaluse siis uus kvalifikatsioon või uus amet elu jooksul õppida, võib-olla karjääris kannapööre teha, aga nagu sa enne mainisid, et minusugused hakkaksid kusagil katmikalal mingit põldu pidama, aga milline see olukord noortega on? Kas noored tulevad üldse aiandust õppima? Tulevad aga vähe, et tegelikult meil on ju olnud siin viimased 15 aastat ikkagi haridusmaastikul selline slogan, et elukestev õpe, küllap oled isegi kuulnud. Ja elukestev õpe tähendas tegelikult seda, et inimesel oli kogu aeg võimalus oma siis karjääri pöörata, õppida alati midagi täiendavat
juurde, mis tal siis parasjagu huvi pakkus ja tegelikult aiandus oli üks nendest ja floristika, kus siis tulidki mitme kõrgharidusega inimesed tulid hea meelega omale lisaeriala juurde õppima, mis siis, et nad võib-olla isegi ei sattunud tööjõuturule, vaid õppisid seda ainult enda tarbeks, aga siiski nad olid õppeprotsessis sees, et täna on riik teinud siis seda laadi muudatuse, et vaikselt on see elukestev õpe kuskile nagu tahaplaanile jäänud ja siis selle reformi käigus üritatakse siis reguleerida seda inimeste õppimissoovi, et sa näiteks ei saa mitut eriala järjest siis omandada, vaid et sa pead siis tegema siis, ma ei tea, 3 või 5 aastase pausi ja siis saad näiteks, kui sa oled aednikuks õppinud, tahad minna floristiks õppima, siis sa pead mingi pausi tegema, et siis võib-olla riik võimaldab sulle tasuta õppe jälle. Aga jah, et see reform on teoksil ja siin tänasel päeval nagu midagi väga selget veel välja öelda ei saa, mis koolides toimuma hakkab. Ene, milline sinu kogemus on Baltic Agro vaatepunktist? Kas ja kuidas erineb erinevate generatsioonide lähenemine aiandusele tervikuna? Kuidas vanem põlvkond aiandusele vaatab ja kuidas nooremad, kes on nüüd sisenenud sellesse sektorisse, sellele vaatavad? Tehnoloogia on muidugi üks suur märksõna, eks? No ja see tehnoloogia on suur märksõna, aga ma mõtlen, kui ma sellele küsimusele vastan, et ega selles lähenemises, kuidas võtta, eks ole, et ega väga erinevusi ei ole, et ja täna töötavad kõrvuti veel siis nii-öelda see vanem generatsioon kui ka noorem ühes samas ettevõttes. Ja ma arvan, et siis, kui see vanem alustas ettevõtet ja planeeris oma tootmist, tegi analüüse, kalkuleeris, siis ta tegi ka kõike seda väga mõtestatult ja eesmärk oli ikkagi efektiivselt toota ja saada siis hea toodang. Aga selleks võib-olla oli rohkem ruuduline kaustik ja joonlaud ja pliiats, kus tehti need tabelid, mis täna on Excelis ja täna on meil arvutid suureks abimeheks, igasugused programmid, mis aitavad seda väga kiiresti ja efektiivselt neid kuluarvutusi teha. Et lihtsalt siis ei olnud neid võimalusi ja võib-olla seal on see vahe, aga ma arvan, et uusi tehnoloogiaid igatseb ka tänagi veel see vanem põlvkond ja tahab olla kursis, et lihtsalt võib-olla alati ei ole selleks võimalusi, aga need uued tehnoloogiad, uus tehnika, see on alati, ma arvan, kasvatajate unistus olnud ja eesmärk, et võimalikult efektiivselt siis toota toodangut. Et ma nagu siin generatsioonides kindlasti on siin just see, see ongi see, et maailm on nii avardunud, et praegu lihtsalt info on kõik nii kättesaadav, et sel ajal, kui see vana generatsioon oli võib-olla oma tipus, siis ei olnud nagu see võimalik. Et siin on, võib-olla sa tahad täiendada, aga... Ja kindlasti lisaks siia veel, et meil on tegelikult väga ägedaid ettevõtteid ju olemas, et kus on mõlemad generatsioonid töötavad, need, kes ettevõtjaga, isad, kes ettevõtjaga alustasid ja pojad, kes täna edasi viivad siin, ma ei tea, tuntud kaubamärkides siin Laheotsa, Kadarbiku, Jaagumäe, Nurmiko, Flores, neid oleks nimetada üks 10 kohe, kus tegelikult on see generatsioonide vahetus hästi mõistlikul moel ära toimunud ja see ettevõtte asutaja tarkus on arendamisel kogu aeg kõrval, et seda tehakse mõnusalt tasakaalukalt ja mitte üle jala ja sellist nii-öelda kiirustades. Et need mõlemad pooled on hästi olulised. Mis on oluline, et kohalik tootmine oleks konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik? Tarbija peab tahtma seda Eesti toodangut, aga me teame, et tarbija rahakott ei ole alati kõige paksem, sest et kuna meil see kasvatus või see ettevõtluskeskkond, nagu Raimond juba enne siin mainis, on siiski keerulisem natuke võib-olla isegi kui naaberriikides, siis ja see investeerimisvõimekus ei ole nii hea, siis
ühesõnaga konkurentsivõime on jah, üsna nõrk praegu võib-olla, et see kõik peaks nagu paranema, need tegurid, mis mõjutavad seda konkurentsivõimet ja siis oleks lihtsam seda konkurentsivõimelist tootmist säilitada ja arendada, et tuleb otsustajatel, Raimond, jõulisemalt seljas elada. Kui sa nii ütled. Aga siin on ju kaks poolt tegelikult, et üks on tarbija, kes siis on, ma ei saa öelda, et kahepalgeline, küll aga väiksem osa ja selline kodumaise tootmise patriootlikum osa ütleb, et nad tappes ei läheks ka mingisugust muud toodangut osta, vaid valivad ikkagi netist kodumaise tootja oma, mis ongi väga õige, vaatamata kõrgemale hinnale. Aga see 2/3, kes on hinnatundlik, see ikkagi valib sealt selle odavama otsa kauba ja midagi pole teha, et ehk siis me sõnades oleme natukene siin võib-olla silmakirjalikud ja käitudes teeme hoopis teistmoodi, kui oleme lubanud. Sama on tegelikult ju ka kaubandusega, et kui meil siin tuntud kaubandusketid, kes on sõnades väga kodumaised kõik, siis tegudest nad teps mitte seda ei ole, vaid et kui tootja läheb, hinnad määratakse nädalaks, mitte kuudeks ega aastaks. Ja kui sa ikkagi järgmine nädal üritad läbi rääkida tootjana omale natukene kõrgemat hinda, siis öeldakse sulle, et sa võid täitsa rahulikult minema astuda, siit me võtame Poolast sama kauba, aga märksa odavamalt ja nii ongi kahjuks, et eks siis konkurents on karm. Meie tootjate kauba omahind on kõrgem kui Kesk-Euroopast tuleval kaubal ja eks siin tootjad siis igapäevaselt näevad sellega kurja vaevat ikkagi konkurentsis püsida, aga nad on väga tublid olnud siiamaani ja ägedat tööd teinud, et jääb ainult uhkeldada sellega nende tootjate osas, kes siiamaani nagu konkurentsis püsivad ja turu peal on. Ja me väga vist ei maininudki siin oma jutuajamises täna kliimat, et Eesti ikkagi kasvataja jaoks on see Eesti ilmastik on ka, see on hoopis midagi muud kui Kesk-Euroopas, kasvuperioodid on ju palju lühemad, saak tuleb põllult varem koristada, kasvuperiood algab hiljem ja katmiktootmises energiakulu on palju suurem. See kõik teeb selle toodangu omahinna kõrgemaks. Ja kui siis see ettevõtluskeskkond ka ei soosi seda, et siis nii ongi, et need hinnaerisused välismaise ja eestimaise toodangu vahel on seal poeletil lihtsalt võib-olla vahel 30%. Dramaatiliselt mitmekordsed, jah. Lõpetuseks küsimus teile mõlemale. Mis teid ikkagi selle eriala juures hoiab, nagu me siin oleme ka intervjuu jooksul kuulnud, neid tormiseid ilmasid kipub palju tulema? Jaa, aga ma arvan, et kui mind hoiab selle juures ja on hoidnud, ma olen nii kaua olnud selles aianduses, eelkõige inimesed, olgu nad kliendid või olgu nad koostööpartnerid, ja see suhtlus kõigi nende inimestega ja seal on nii värvikaid persoone ja nii tarku inimesi nii palju, et ma arvan, et see on võimaldanud minul väga palju endal õppida, areneda ja ma loodan, et ka edaspidi, et isegi kui ma olen nagu ringi käinud kuskil mujal siin Euroopas aiandusega tegelevate partneritega, siin koostööpartneritega kohtunud, siis me jõuame ikkagi lõpuks tõdemuseni, et kuidagi need inimesed nagu mõistavad üksteist poolelt sõnalt, et see on niisugune eriline tõug inimesi. Jaa, et aiandus on vaieldamatult põllumajandussektori kõige seksikam eriala, et siin ei ole kahtlust ka üldse, või valdkond. Ja sinna ägedad ettevõtted ja ettevõtjad sinna juurde, et kui siin paar sellist punkti välja tuua ja mida klassikut tsiteerida, siis on ju teadlased on kuskil maal teinud uurimise, et kõige pikaealisemad inimesed on need, kes on
aednikud ja juhtumisi on ka muusikud näiteks või saavad muusikast aru, ehk siis musitseeriv aednik või hortusmuusikus näiteks, et see annab inimesele pikaealisuse. Ja siis üks asi, mis mulle veel meeldis kangesti kuskilt loetuna, et kui meie lugupeetud Jaan Kaplinski tsiteeris ühte Jaapani vanasõna, et kui sa tahad olla ühe päeva õnnelik, siis joo ennast täis. Kui sa tahad olla aasta õnnelik, siis võta naine. Kui sa tahad olla eluaeg õnnelik, siis hakka aednikuks. Selle toreda ja positiivse noodiga on paslik lõpetada. Aitäh selle jutuajamise eest. Minu külalised olid Baltic Agro aiandusvaldkonna juht Ene Kiutso ja Eesti Aiandusliidu juht Raimond Strastin. Tänud veel kord mõlemale osalejale selle arutelu eest. Meie tänane vestlus oli paljuski silmi avav ja ma loodan, et andis ka kuulajale vaatajale täpsema pildi sellest, mis aiandussektori, aiandusvaldkonna kõige põletavamad probleemid on, kust me tuleme, kus me oleme ja kuhu me liigume. Nüüd aga vahepalana Keskkonnaagentuuri analüüs viimase 3 aastakümne ilmast. Kuidas ja kui palju Eestis ilm tegelikult muutunud on? Kas me saame rääkida kliimamuutuste mõjust Eesti ilmale ja kas meie laiuskraadil on, nagu öeldakse, pidev kehv suusailm, midagi sellist, mis on tulnud siia selleks, et jääda ning pigem peaksime me sellega harjuma. Tere Keskkonnaagentuuri poolt ja vaatasime üle, mida on Eesti ilm teinud viimase 30 aasta jooksul. Perioodil 1995 kuni 2024 kõikus aasta keskmine õhutemperatuur 4,7 ja 8,1 kraadi vahel ning tõusis keskmiselt 0,05 kraadi aastas. Selle aja maksimaalne mõõdetud õhutemperatuur oli 35,4 kraadi ja minimaalne -36,7 kraadi. Peaaegu igal aastal langeb õhutemperatuur vähemalt korra alla -20 kraadi, välja arvatud 2008. ja 2020. aastal, mille absoluutne minimaalne õhutemperatuur oli ligikaudu -17 kraadi. Viimase 30 aasta kõige soojem kuu oli juuli keskmise temperatuuriga 17,9 kraadi ja kõige külmem veebruar -3,4 kraadi. Kliimamuutus on mõjutanud enim just talvist perioodi. Kuude absoluutsed minimaalsed õhutemperatuurid on tõusnud keskmiselt 0,1 kraadi aastas, mis on 3 korda kiirem kui absoluutsete maksimaalsete õhutemperatuuride tõus. Sademete poolest jäid aastased sademete summad 494 ja 861 mm vahele ning keskmine aasta sademete summa oli 653 mm. Kõige sajusem kuu oli august keskmise sademete summaga 79 mm ja kõige kuivemad kuud olid märts ja aprill, kuu keskmise sademete summaga 32 mm. Vähemalt 0,1 mm sademetega päevi oli keskmiselt 177 aastas, kõikudes 151 ja 203 päeva vahel. Vegetatsiooniperiood ehk aeg, mil õhutemperatuur on püsivalt üle 5 kraadi, kestis keskmiselt 198 päeva ning algas keskmiselt 18. aprillil ja lõppes keskmiselt 2. novembril. Vegetatsiooniperioodi pikkuses, alguses ega lõpus muutusi ei täheldatud, kuigi minimaalsed õhutemperatuurid on tõusnud. See tähendab, et kasvuperiood ei ole oluliselt pikenenud. Talved on küll muutunud pehmemaks, kuid üle 5 kraadist aega on endiselt sama palju. Aastas on keskmiselt 94 lumikattega päeva. Kõige lumevaesem aasta oli 2020, mil lumikattet jagus vaid 19 päevaks ning kõige lumerikkam 2010, kokku 134 päeva. 2024. aastal oli lumega päevi 70. Üldine trend on nõrk langus, umbes 1 päev aastas, kuigi aastati võib erisus olla suur. Lumikatet esineb oktoobrist maini, enim jaanuaris, keskmiselt 24 päeva. Lumikatel on ka suur lääne-ida suunaline varieeruvus. Kõige rohkem esineb lumikattega päevi Ida-Virumaal, keskmiselt 113 päeva aastas. Saaremaal aga vaid 64 päeva aastas. Öökülmi registreeritakse aprillist oktoobrini ja öökülmadega päevi oli aastas keskmiselt 20. Edasi vaatame üle erinevate aastaaegade ilmapildi. Alustame kevadest, mis keskendub ajaperioodile märtsist maini. Kevade keskmine õhutemperatuur varieerub aastate lõikes 5 kuni 6,9 kraadini
ja esineb tõusutrend 0,05 kraadi aastas. 2025. aasta kevade keskmine õhutemperatuur oli 6,1 kraadi, seega soojem kui kogu perioodi keskmine. Sademete summa on kevadel keskmiselt 105 mm. 2025. aasta kevad oli sarnane 99 mm. Sademetega päevi oli keskmiselt 33, tänavu mõnevõrra rohkem, 36 päeva. Juunist augustini kestva suve keskmine õhutemperatuur kõigub aastate lõikes vahemikus 15–18,6 kraadi ja tõusutrend oli 0,07 kraadi aastas. 2025. aasta suvi oli veidi jahedam, 16,3 kraadi, mis on madalam kui perioodi keskmine 16,7 kraadi ja jahedam kui eelnenud 7 suve. Keskmine sademete summa oli suviti 219 mm. 2025. aastal oli sademeid aga märksa rohkem, 297 mm. Sellest sajusemad on olnud vaid 1998, 2008 ja 2016. aasta, kui sademetega päevi oli 51, mis on oluliselt rohkem tavapärasest 39 päevast. Sügisperiood algab septembriga ja kestab detsembri alguseni. Sügise keskmine õhutemperatuur kõikus kõnealuste aastate lõikes 4,5 ja 9,7 kraadi vahel ning tõusutrend oli 0,07 kraadi aastas. 2024. aasta sügis oli kogu perioodi kõige soojem, keskmise õhutemperatuuriga 9,7 kraadi ehk 2,3 kraadi soojem kui keskmine 7,4 kraadi. Sügise keskmine sademete summa oli 189 mm, kõikudes 96 ja 267 mm vahel. Sademetega päevi oli keskmiselt 48. Lõpetuseks ka talvine ülevaade, mis sisaldab detsembri, jaanuari ja veebruari ilmaanalüüsi läbi 3 aastakümne. Talve keskmine õhutemperatuur aastate lõikes oli vahemikus -7,4 kuni +2,4 kraadi. Kogu perioodi talvede keskmine õhutemperatuur oli -2,5 kraadi ja tõusutrend on 0,09 kraadi aastas. 2024-2025 aasta talve keskmine õhutemperatuur oli 0 kraadi. Ka 2007, 2008 ja 2019-2020 aasta talved olid soojad, keskmiste temperatuuridega vastavalt 1 ja 2,4 kraadi. Pärast 2014. aastat pole enam olnud talvi, kus keskmine õhutemperatuur oleks langenud alla -4 kraadi. Varem, aastatel 1995–2013, esines selliseid talvi aga 6 korral. Talve keskmine sademete summa oli 138 mm, jäädes 75 kuni 234 mm vahele. Sademetega päevi oli keskmiselt 54. Tõepoolest on ka meie ilm Eestis näitamas konkreetseid soojenemise märke, mis toob endaga kaasa nii muresid kui rõõme. Loodame, et saame eelseisval aastal siiski rohkem rõõme kogeda. Aitäh kuulamast! Tere tulemast Põllupäeviku podcasti teise osasse. Hakkame kohe rääkima sellest, kuidas aiandustootja tegelikult elab, kuidas sünnivad otsused ja kuidas käib töö. Meil on saates Mart ja Tarmo Timmi Jaagumäe talust Võrumaalt, isa ja poeg, kelle pereettevõte on aastaid andnud olulise panuse Eesti kodumaise köögivilja ja seakasvatuse arengusse. Tere tulemast, härrad! Tervist! Mõni sõna palun enda tutvustuseks ka, Mart, kõigepealt. Minu teadlik toimetamine põllumajanduses on 60 aastat ja hariduselt olen Väimela näidissovhoos tehnikumi agronoom ja lisaks Eesti Põllumajanduse Akadeemia kaugõppes ka õpetatud agronoom. Kandvamad töökohad on olnud 9 aastat Väimela näidissovhoos tehnikumi peaagronoom ja 5 aastat Võru põllumajandusvalitsuse agronoom, kah peaagronoom ja siis esimene võimalus, kui Eestimaal tekkis talude loomine, see oli veel nõukogude aeg, 90. aasta, kus taluseaduse alusel hakkasime esimest 12 hektarit majandama. Tarmo?
No minul nii pikka nimekirja ei ole töökohtadest, minul peaaegu see üks töökoht on, aga kogu oma elu siis olen neid lapsest peale neid talutöid saanud teha ja ega mul koolivalikul ka väga suurt valikut ei olnud, et kuna me see põllumajanduses otsapidi olime, siis on ka EPA ehk siis EMU oli meie all Maaülikool. Et selle agronoomia eriala olen lõpetanud ja tegelikult mulle see loodusega töö ja loodusjõududega tegelemine on kogu aeg meeldinud, et see nagu klapib kõik. Mart, millised esimesed kultuurid olid, mille Jaagumäe talus ette võtsite kasvatada? No ikka traditsiooniline kapsas, ühtegi asja ei saa alustada ilma vundamendita ja kapsa vundament sai juba kaugest Nõukogude ajast, kui Venemaale sai kapsast turustatud ja sellest sai päris korralikku hinda. Ja kapsakasvatuse ajalugu sai sellest, et Vene ühiskond ei teadnud sellest praktiliselt midagi, et jaanuarikuu on värsket kapsast võimalik saada, aga Euroopas juba liikusid sordid ja meie saime Soome turult, siis tõime kapsapea, sealt kasvatasime seemne välja ja Tauerweiss oli selle sordi nimi ja sealt siis see asi alguse sai ja siis sai väike vundament ja kihk selle järgi ja nii, et esimestel aastatel oli ka kapsas, porgand, peet, traditsioonilised asjad ja kartulit ja kõike natuke, nii et me oleme kogu aeg arenenud sellise sammu haaval, mitte midagi tormilist ei ole toimunud. Tarmo, millal sind ettevõtmisse kaasati? No eks me oleme ka lapsest peale siis ütleme neid kapsast seal rohind ja kõbland ja seal oli ka, et ega võis oletan, 1 rubla oli 1 vagu ja kui ühe kapsapea maha tõmbasid, siis oli miinus rubla, nii et seal võis ka miinusesse jääda. Aga nii ta on läinud, et järjest on neid vastutusi juurde tulnud ja peale kooli, peale Maaülikooli lõpetamist siis nagu tõsisemalt sai hakatud järk-järgult erinevate teemadega tegelema. See põllumajandusse tulek oli selles mõttes teie pere puhul midagi täiesti orgaanilist ja loomulikku, et või käis isa käsk sinna juurde? No ma ei ole isegi osanud mõelda teisi variante väga jah, et see on nagu kuidagi nagu selge olnud, et see tundus teile ka loomulik? No sellesse aega praegusest põlvkonda panna on väga raske, aga siis teatavasti riigi uue ühiskonna moodustumisel oli põhiprobleem ju töökohad ja eks talu ja see omaette tootmine ja saigi ju selleks loodud, et kindlustada see, et lastel oleks tulevikku ja tänasel päeval võin öelda, et see on minul vähemalt õnnestunud. Kuidas teil täna Jaagumäe talus need rollid jagatud on? Kes millega tegeleb? Alustame vanaperemehest. No mina olen tänasel päeval väike nõuandev pensionär, aga Tarmo tegeleb põhiliselt ikka kõige selle armsama köögivilja poole tootmise ja turustamisega ja üldpõllumajanduses on ikka ka eraldi juhid olemas. Ja, et tegelikult Marti rolli ei saa nagu Mardil isal on väga suur roll tänase päevani, et tegelikult tema see kogemus ja kõiki igasuguseid olukordi, eriolukorda näinud inimesena on alati toeks, kui on vaja teha raskeid otsuseid ja see kogemus on nagu tohutu väärtusega, mis me iga päev külg külje kõrvas teeme, et see on väga suureks abiks. Ma vaatasin, et sul on ka vend Taimar, tema on samuti pereettevõttes rakendatud. Ja, et meil on pereettevõttest välja kasvanud või ütleme tütarettevõtte Jaagumäe kaubanduse OÜ, kus siis on müüsime alguses talutoodangut, nüüd on ka siin poeketid, sööklad, catering, et selline, meil on selline väga 11 tootmisharusid toetav nagu ring.
et oleme üksteisele abiks, et isa on osanud nagu targalt selle luua, nii et me vennaga oleme ja me alati seotuks läbi ettevõtete. Mart, kas see otsus ise oma toodangut nii kasvatada, töödelda kui turustada, see oli teil algusest peale kohe visioonis olemas, et ainult see on nii-öelda ainuvõimalik tee eduni? Ei raske öelda, kõik on samm-sammult kujunenud ja tänasel päeval võib öelda, et see on tõesti selline Eesti suht ainulaadne ühtne kompleks, aga see kõik on jah kujunenud samm-sammult ja täna ei kujutaks olukorda lihtsalt teisiti ettegi. See annab selle nii-öelda tootmisketi kuni realisatsioonini välja, mis teeb võimalikuks kulude kokkuhoiu ja sealt efektiivse tootmise? No selge on see, et kui üks lüli vahelt ära jääb, otseturustus tagab vähemalt tarbijale ka 20% odavama toodangu ostmisel ja see on väga oluline näitaja ja selle poole olemegi püüelnud. Kindlasti me kogu köögivilja see ei müü kohalikul Võruturul, aga kogu toodetud sealiha suudame küll päris kõik Võruturul ära müüa. Selle asja eeliseks on see, et 24 tunni jooksul, kui siga oli veel sigalas, on ta juba tarbija letil ja see sellist värskust ühegi teise süsteemiga ei taga ja see on tarbijate poolt hinnatud ka, kuna meie sead on ka sügav allapanul, siis see tagab ka kvaliteetse liha, nii on paljude tarbijate tagasisideme kaudu meieni jõudnud. Tarmo, kas pereettevõtte vorm on pigem tugevus või on sellel ka varjukülgi? Ei ole kunagi mõelnud, et seal nagu varjukülgi on pigem ikka tugevus, et selline, et see annab nagu selle pere, ütleme, isa eeskuju ja see annab nagu sellise vastutuse, et selle oma maa ja oma töötajate ees ja tehtud investeeringute ees on nagu vastutus ja seda nagu niisama nagu see on nagu asi, mille suhtes on austus. Aga mõnikord tuleb tuliseid vaidlusi ka ette? Mitte väga tulised ei ole, et väga tuliseks ei tohi lasta minna, et ütleme nii, et et isal on alati õigus ja kui tal ei ole õigus, siis vaata punkt 1, et noh, et teinekord on erisus. Tegelikult me oleme alati hakkama saanud, et ei ole nagu selle taha. Võiks nii öelda, jah. Kõik ettenägelikult momendid on sellised, et meil aegade jooksul ei ole veel juhtunud, et midagi oleks koristamata jäänud. On ka juhuseid olnud, kus ilm on tõesti käest ära ja me oleme 2 nädalat ööpäev ringi kartulit koristanud ja ometi ta sai koristatud ja vaadates taevasse, et nüüd tuleb see moment, nüüd tuleb tegutseda ja vastav kaader värvatud ja ega tänavugi talivilja külvil saime enneolematu koguse maha külvata 1100 hektarit talivilju, sellest 850 hektarit künni kaudu ja siin ka kündjad tegutsesid 2 vahetuses ja nii et aga tubli meeskond on ja kõik tunnevad sellest naudingut, kui kõik hästi läheb. Mida te täna peamiselt kasvatate? No meil on selline laiemas laastus 3 tootmisharu, see on siis köögiviljakasvatus koos töötlemisega, sealiha tootmine ja teravilja ja rapsi kasvatus. Ja köögiviljast omakorda siis meil on see ampluaa olnud ka palju laiem kui täna, et mõnevõrra oleme oma mitmekesisust vähendanud, et spetsialiseeruda. Aga köögiviljadest on meil siis sellised kultuurid nagu kapsas, punane kapsas, kaalikas, porgand, peet, kõrvits ja siis suure pinna moodustab ka kartul meie tootmises. Mis kõige kapriissemad kultuurid on?
no olenevalt aastast, et võib-olla see köögiviljade mitmekesisus aitabki meil nagu läbi erinevate aastate nagu välja tulla ja ka ütleme erinevad tootmisharud üksteist toetavad, aga võib-olla sellised sõltub tõesti ilmast, et võib-olla kapsalistega võib olla mõni aasta rohkem vaeva. No tänase saate esimeses osas me puudutasime ühte probleemkohta aianduses, põllumajanduses laiemalt, see on tööjõupuudus. See teema on teile ka tuttav? Jah, see on nüüd tuttav, aga me oleme kuidagi ikka ära hakkama saanud, et võib-olla siin 10 aastat tagasi ka mõtlemesime, et kes 10 aasta pärast neid töid teeb, aga ometi meil täna on kokku 100 inimest tööl ja me oleme saanud käsitsi ilma kombainita koristatud ligi 70 hektarit kapsast, mis on väga suur ja raske töö. Mart, mis see teie tunnetus on? On veel noori, kes tahavad põllumajandusse ikka tulla? Raske öelda. See füüsiline töö on praegusel ajal vägagi ei paku naudingut paljudele, kuigi samas tervisejooksud ja need pakuvad naudingut, aga siin on ka riiklik hoiak mõneti, kus ei väärtustata neid vähem tasuvaid töid ja selle kaudu on väga raske sellega toime tulla, aga eks meid ole piisavalt aidanud ka Ukraina tööjõud ja Tarmo siin on väga ettenägelik olnud, nendel elamisväärsed elamispinnad loonud ja nii, et reservi, kus meil tööjõudu palgata, neid elamispindu on ja meie linna lähedus ka Võrule aitab kaasa ja nii, et me ikka loodame, et me saame hakkama. Teie toodangust te juba ennem, Mart, mainisite, lõviosa, suurem osa jääb Eestisse. Tarbija võib öelda teie toodangu põhjal eelistab eestimaist. No köögivili praktiliselt jääb Eestisse, teraviljateekonda me ei tea, see kujuneb nende firmade kaudu, nii Skandagro kui Balticagro ja eeskätt Raps, Balticagro ja need muidugi, nende turgu teekonda meie nende juurest edasi ei oska öelda. Tarmo, kuidas mõjutab Eestis kasvatatud märgis teie toodete müüki? Me tegelikult väga hästi ei oskagi seda öelda, sest meil oma märgiga tooteid väga palju ei ole. Aga kindlasti on tarbijal hea näha, kui on poeletil silt kasvatatud Eestis. Et ma arvan, et me paljude asjadega oleme ikka täitsa konkurentsis väljastpoolt toodava kaubaga, nii et me saame nagu hakkama. Aga mida me teha saaksime ikkagi, et see kodumaine köögivili oleks poeriiulil kuidagi nähtavam ja ka väärtustatum? Meie seal väga palju teha ei saa. Eelnevalt on olnud juttu, et see on rohkem ikka kaubanduskettide teha, et ta seda tunnustab ja tahab teda näha. Vaatajale teadmiseks võib öelda, et tihti süüdistatakse põllumeest suurtes hinnatõusudes, aga võin öelda, et näiteks kilolises leivapätsis on mitte üle 7 sendi põllumehe tööd, nii et arvake ise siis, kus need hinnatõusud on maetud. Võitlus toodanguga, mis tuleb suurtelt turgudelt, kus toodetakse suurtes mahtudes, mis omakorda ju väljendub ka hinnas. No nendega võitlus on keeruline, midagi teha ei ole. Jah, et selles mõttes me oleme väga avatud turg ja kui ütleme väljaspoolt on ka hind ees, siis me siin Eesti märk ei aita seda, et me saame nagu kallimalt müüa. Et meie turg on läbi kaubanduskettid, et võib-olla kuskil turu peal on see
väikses mahus see võimalik, aga ikkagi see hinnatase tuleb sealt ette. Et sealt tulebki see, ütleme, et kliimaerinevused ja transpordivahed ja tootmiskulud ja energiakulud on erinevad, nii et see on väljakutse. Nii et tegelikult tuleb mõelda ikkagi meie tootjad, kohaliku tootjad silmas pidades ka ettevõtluskeskkonna kohandamisele ja muutmisele. Ja, et need samad probleemid nagu muus ettevõttes, et energia ja transport ja kõik see regionaalpoliitika, et meie toodame Eesti teises otsas oma toote ja viime selle riigi teise otsa ja peame selle juures jääma ellu. No Mart, teie olete oma varasemates kirjutistes ja sõnavõttudes mitut puhka rõhutanud seda, et bürokraatiat on ka põllumajanduses liiga palju. See ei ole ju muutunud. Pigem suureneb see tihti agronoomiliselt on mul isiklikult tekkinud mõte, et milleks üldse praegusel tasemel koolid, et kõik on nagunii Brüsselist ja kaksiktornidest ette kirjutatud ja seda rikkudes kaasnevad sanktsioonid ja isemõtlemise võimet jääb meil aina vähem. Võtame tänavagi, kuulutati välja eriolukord põllumajanduses Kagu-Eestile just eriti see ilmastikust tingitult, aga sellega minu meelest ühtegi toimingut ei kaasnenud, ei olnud võimalik talvise taimkatte reeglit rikkuda, ei olnud võimalik viljavahelduses muudatusi teha ja neid näitajaid on veelgi, nii et need võiks siiski olla vabam mõtlemine antud ka põllumehele, nii et kõike ei saa ettekirjutuste kaudu teha. Mis Jaagumäe talus viimaste aja, ütleme, sellised suuremad uuendused, investeeringud on olnud? No ütleme, et aeg on, peab ajaga sammu käima, et meil on paljudel või köögiviljanduses on ikkagi enamus traktorid juba GPS roolimisega. Siis on, ütleme, ka algaastatel meil oli väga palju käsitööd ja tänaseks päevaks on seda ikka üksjagu vähem. Et eks need investeeringud lähtuvad ikka sellest, et saada vähendada seda kulu ja tööjõukulu on üks suuremaid kulusid, aga siin on piirid ees, et me tegelikult seda väga palju ka ei saa nagu kokku poole. Kui lihtne või keeruline on täna tuge leida, finantseerimist, toetusi uute tehnoloogiatega kaasas käimiseks, nende soetamiseks? Õnneks PRIA meede, mis on küll keskendunud väga kliimaeesmärkidele, nii et selles iga teine sõna peab kliimast sõltuv olema, aga sealt loodame midagi saada ja me oleme tänu sellele, et me oleme väga mitmekesise tootmisega ettevõtte, siis meil ükski aasta ei ole väga ikalduslikuks kujunenud ja seni me oleme toime tulnud oma finantsidega põhiliselt, välja arvatud investeeringutoetuse abid. Aga üks suur filosoofiline tõde on, kui sul on ka firmadele ikka kohe makstav raha, siis sa saad ka 3, 4, 5% odavamalt elada, aga samas kui küsida võlgu, siis ei saa kahte asja küsida, et anna mulle alet ka. Ja lõpetuseks, mida sooviksite öelda noorele inimesele, kes täna tõsiselt kaalub aiandussektorisse, põllumajandussektorisse laiemalt sisenemist? No minu meelest ei ole suurimat väärtust kui töötamine vabas looduses. Praegune ilmastik dikteerib, et igal päeval tuleb rong uuesti rööbastele panna, aga see kõik on aktiivne mõtlemine ja see ei võrdu kaugeltki selle tööga, kui sa pead päev otsa laduma kas laudu virna või mingisugust taolist teist monotoonset tööd tegema pead. Nii et see vabas looduses elu on ikka ja liikuvus, see on väga suur väärtus.
Et ma arvan ka, et tegelikult nagu aianduses ja köögiviljanduses on väga palju kultuure, mida meil lihtsalt ei tehta, et mida saaks väga kasvatada. Ja ütleme, positiivne on ka see, et tõele auandes see kliima on tegelikult soosinud, see kliimamuutus, et meil on kevadel paar nädalat varem, kevad on paar nädalat varem ja sügis on, ma arvan, 1–1,5 juba pikem kui varasemalt, et see on tegelikult kõik nagu positiivne. Et kui on noori hakkaid, ma usun küll, et on kultuure, millega möllata. Ja hoolimata sellest, et päevi tuleb ette nii murelikke kui ka rõõmsaid, kõige olulisem on see teadmine, et ajatakse õiget asja. Ja, et ajame Eesti asja ja jätame raha Eestisse, et saame selle koha peal selle toote ja ei pea selle eest raha välja andma. See on sõnades ja tegudes ikka toidujulgeoleku kindlustamine, seda kindlasti bürokraatlikult paberil ei kindlusta. See tuleb kasvatada. Täpselt nii. Aitäh selle jutuajamise eest. Meie külalised olid Mart ja Tarmo Timmi pereettevõttest Jaagumäe talu. Tänases saates võtsime fookusesse aianduse. Ma loodan, et teil oli põnev järgmiste kohtumisteni.